Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad, tere Anita Sibul. Tere. Anita, sinuga räägime siis sotsiaalmeediast ja selle kas negatiivsest või positiivsest mõjust. Anita, kui vanalt sa tegid endale esimese sotsiaalmeedia konto? Ma olin 15, siis ma tegin enda esimese YouTube'i video, et ma tegelikult alustasin YouTube'ist, täna ma enam YouTube'i ei tee, et olen liikunud Instagrami ja TikToki peale. Miks sa tahtsid YouTube'i konto teha endale? Sellel ajal, kui ma noorin, tegelikult üldse ka YouTube'i tegemine Eestis ei olnud sellel ajal mingi populaarne teema. Sellel ajal, kui kaua tagasi see 15 aastat oli? Siis? No ma olen praegu 27, nii et 12 aastat. Ja just, et see oli ikka täitsa juba oma aega tagasi. Et ma ise hästi palju, ka tegelikult täna ma veel vaatan hästi palju Ameerika tegijaid just ja tol ajal ka Eestis ei olnudki niukast YouTube'i sisu loojat kui sellist, eks ju. Aga Ameerikas see juba oli asi, nii et sealt ma sain hästi palju inspiratsiooni ja ma hakkasin nägema neid videosi, mis seal tehti, mis on isegi praegu populaarsed, mingi What's in my bag ja sellised moe ilu videod, mingi õpetusvideod ja nii edasi. Ja mulle muidugi noore teismelise tüdrukuna väga meeldis see, ma sain sealt nii palju positiivset energiat ja see oli selline meelelahutus minu jaoks, nii et siis ma mõtlesingi, et ma tahaks ise ka sama asja teha. Ja sa hakkasid ka neid meigi videosid ja siukseid asju tegema? Jaa, just, et selline moe ilu teema on mul algusest peale olnud. Kas sa tegid eesti keeles või inglise keeles? Juba esimesest videost inglis keeles, jah. Inglis keeles? Ja kas sa märkasid, et või ma ei tea, mis tunne siis oli, kui mingid vaatamised hakkasid tekkima ja ma ei ole sinu YouTube'i kanalit vaadanud? No vot, see oli hea tunne, aga samas oli ka just, kui me räägime inglise keeles tegemisest, siis minu videod ikkagi, kuna ma Eestist postitasin, on ju, ja inimesed, kes mind teavad, on ju ka, olid sellel ajal kõik põhimõtteliselt eestlased, siis see levis ikkagi nagu Eesti inimeste seas ja sellepärast ma sain ka päris palju kriitikat, et sul, siin oli sul inglise keeles viga ja siin oli inglise keeles viga ja nii edasi. Mis sellel ajal muidugi noorest teismelisest tüdrukusse tekitab ju ebakindlust, on ju, et kas ma tõesti siis teen nii halvasti, eriti kui need on esimesed videod, on ju, ja juba tuleb nagu sellist vastukaja. Aga muidugi täna sellele, ma just ükspäev mõtlesin sellele tagasi, et väga crazy tegelikult, kui suur standard noorele tüdrukule seati, et see tundub täiesti ulme, on ju, et ja täiskasvanud inimesed enamasti on need, kes kommenteerivad, on ju, et sul siin oli inglise keeles viga ja kui sa ei oska inglise keelt ära, siis tee ja nii edasi. Et nii kõrge standard seada nagu teismelisele tüdrukule, et kes on Eestis sündinud ja siin elanud, et ta peaks nagu järsku päeva pealt perfektset inglise keelt oskama, on ju, see on ulme tegelikult. Ja need olid siis eestlased, kes kommenteerisid? Jaa, just. No räägitakse, et eestlase kõige parem söök on teine eestlane. Ma pean sellega nõustuma, eriti peale, nüüd ma olin just pool aastat Ameerikas ja ma selles mõttes, kui ma sinna läksin, ma keerasin põhimõtteliselt Eesti asjad nii nulli kui võimalik, et ma ei tarbinud üldse Eesti meediat, ma väga jälginud Eesti inimesi ja ka Eestis midagi nagu ei tegutsenud, kui ma seal olin, siis tagasi tulles, nüüd ma just umbes 6 aega tagasi tulin Eesti, siis oli täitsa šokk minu jaoks, et mis siin keskkonnas toimub ja siin ühiskonnas. Negatiivne šokk. Ja, et päris raske nagu esimesed 2 nädalat oli sisse sulanduda ja kuidagi olla ja niimoodi, et jah, ma pean selle väitega kahjuks üsnagi nõustuma. Tead, praegu ma hakkan mõtlema, et see võib olla täiesti võimalik selline mingis mõttes Eestist võõrandumine või Eesti tavaelust võõrandumine, et näiteks kui sa kasvad üles sa ei vaata väga Eesti mingit telekat, sa vaatad YouTube'i, sa vaatad USA YouTubereid, on ju. USAs on täiesti teistsugune ühiskond. Kellegiga me siin ka rääkisime just, et selline small talk ja USAs on lihtsalt inimesed nagu naeratavad sulle, lihtsalt täiesti teistsugune ühiskond, et Eestis on pigem on siuke introvertsem ja ei ole, on ju, lambist ei tule sulle keegi ütlema, et kuule ilus kleit täna seljas. Et USAs on see täiesti tavaline. Ja ma kujutan ette, et kui mingi noor inimene täiesti elab mingis selles maailmas, elab tegelikult teises meediaruumis, on ju, ja siis läheb nagu Eestis läheb tänavale järsku, siis tema jaoks on see šokk, on ju, et mis toimub, et Eesti inimesed on täiesti teistsugused, kui ma olen harjunud, ma vaatan mingeid USA inimesi, on ju. Jaa, nõus. Aga
no 15-aastasena teha siis sotsiaalmeedia avalikult hakata esinema. Kas sellist mõtet ei tulnud, et ma peaks katki jätma sellise esimese kriitika peale, sest 15-aastasena ikkagi võtad veits rohkem hinge seda ilmselt, kui praegu keegi midagi seal ütleb? Jaa, absoluutselt ja tuli ka niisugust mõtet, aga õnneks ma selles mõttes iga päev püüan näidata enda jaoks seda tänulikkust, et kui tänulik ma tegelikult olen selle otsuse üle, et ma ei jätnud midagi katki, aga muidugi seda mõtet tuli, aga siis ma alati kinnitasin endale seda, et okei, esiteks, kes on need inimesed, kes ütlevad, tihti ega need ei olnud mu lähedased, mu pere, keegi nendest, nemad olid toetavad. Anonüümne heit lihtsalt. Ja, või siis oli ka koolikaaslased inimesi, keda ma teadsin, aga nad ei olnud keegi, kes ka enne siis mulle lähedane oleks olnud. Et esiteks tuletasin endale meelde seda, kes neid asju ütlesid ja teiseks, et mis mu suurem eesmärk on, et see sisuloome ja see energia, mida ma sealt sain, siis see mängis lihtsalt üle selle, et see asi katki jätta. Kuskil ma nägin mingisuguse vana mehe YouTube'i videot, kes lihtsalt kõndis ja nagu nii-öelda vlogi vormis siis filmis ennast ja rääkis enda YouTube'i kanali alustamisest. Ja siis tema nõuanne oli see, et ära sa jumala eest ühelegi tuttavale ütle, et sa YouTube'iga alustasid, et nemad tõmbavad su kohe maha ja ütlevad, miks sa seda teha ei saa. Mingi Kanada tüüp oli see. Aga põhimõtteliselt ta nagu õpetas vist seda, ta oli mingisugune mehaanik, nagu täiesti tavaline vana mees, kes teeb füüsilist tööd ja siis ta hakkas nagu YouTuberiks. Siis ta rääkis sellest, et natuke sarnane jutt sellega, mis sa räägid. No selle peale Mr. Beast, ma kuulasin just tema ühte podcasti, kus ta käis rääkimas, ta ütles, et you are weird until you are successful. Ja ma arvan, et see on väga tõsi, et seni oled sa imelik ja siis, kui sul hakkab edukamaks saama, siis järsku oled äge. Aga kui kaua sa siis tegelesid YouTube'iga, kas sa mingi hetk hakkasid sealt ikkagi raha ka teenima? Ja 15 ma olin, siis ma alustasin, siis muidugi mul ei olnud mingisugust nii-öelda workbooki või nõuandeid, mille järgi käituda, et ma pidin kõik ise nagu oma enda katsetuste peal aru saama, mis siis töötab ja mis ei tööta. Et tänapäeval selles mõttes on ikka palju kergem, et nii palju on ju koolitusi, kus sa saad käia või kas või niisama sotsiaalmeedias lugeda, nippe saada, mida, kuidas peaks tegema. Aga sellel ajal pidi kõik enda peal nagu järgi katsetama, et siis see algus kindlasti selle tõttu oli ka võib-olla venivam. Aga teistpidi jällegi on võib-olla ka hea, et kuna ma nii noorelt alustasin, et see andis nagu mulle aega kõigega kohanduda, ja see, et ei olnud nagu niisugust kiiret järsku kasvu. Et selles mõttes ma arvan, pigem oli isegi see teistpidi positiivne. Aga siis ma YouTube'iga tegelesin, mõtlen, mitu aastat ma siis tegelesin. Ma kuskil 5 aastat nüüd, ma arvan, ei ole YouTube'i enam teinud, et siis hakkas Instagram koguma populaarsust, siis ma hakkasin ka seal tegutsema, et vahepeal oli nii Insta kui YouTube ja siis see YouTube vaikselt niimoodi läks mul tagaplaanile ja siis vajus ära ja Instagram nagu võttis üle ja nüüd on muidugi TikTok ka. Kas sa ütleks seda, et üks asi, mida ma olen märganud naiste profiile vaadates on ju, ma hullult vaatan naiste profiile, aga üks jabur asi, mina märkasin seda juba hästi noorena, aga on see, et kuidas naised üksteist kommenteerivad. Üks ütleb ilus, siis ütleb ei ole, sa ise oled ilus ja siis on mingi siuke nagu mingi täiesti jabur nagu mingi üksteise, ma isegi ei oska öelda, mis asi see on ja see on absoluutselt iga pildi all sellel naisel võib olla 500 enam-vähem täpselt ühesugust selfit, ma ei tea, erineva soengu, erineva meigiga, iga pildi all on tal täpselt see sama nagu ei, sa oled ise ilus, ei, sina oled ilus, mingi siuke asi ja siis mulle tundub, et sotsiaalmeedia on üldse üles ehitatud nagu suuremas plaanis sellele, et nagu tähelepanu vajadusele, et inimene tahab tähelepanu, kõik likeid, kommentaarid, kõik see asi nagu ikkagi toidab sinu mingisugust dopamiini asja. Ja tänapäeval on see lihtsalt niivõrd suur maailm, et sa võid väita, keegi teeb endale mingi konto, hakkab postitama mingit sisu, ütleb, et minu motivatsioon on, ma ei tea, inimesi harida või lükata mingisugust kindlat agendat või asja. Aga nagu kõige selle taustal mulle tundub, et see on
kõikide inimeste tavaline tähelepanuvajadus. Aga see on absoluutselt igas ametis, on ju, sest kui me võtame... No ütleme ametid, kus sa nagu avalikkuse ette ei lähe, siis ma ei ütleks, et see on tähelepanuvajadus. Tunnustusvajadus on igas ametis, et tegelikult kui me vaatame näiteks palgatõusust näiteks rääkides, on ju, kui sa oled ise tööandja ja sa mõtled, et kuidas siis oma töötajaid paremini motiveerida tööle, siis tegelikult palga tõstmine ei ole nii tähtis, kui on tunnustuse jagamine, uuringute põhjal vähemalt. Et see tunnustus, ma arvan, on võib-olla see isegi rohkem selle tähelepanu taga, et kui ma ise teen sisu, näiteks teen mingi video, panen sinna palju aega ja enda teadmisi sisse ja nüüd ma saan sealt tagasi siis ka said kommentaare, vaatamisi, mida iganes, siis see on nagu tunnustus mu tööle, on ju. No jah, tunnustusega mulle tundub, et ma tean ja seda, et näiteks väga paljud mingid kõvad IT-spetsialistid, nende jaoks ei ole palganumber ei ole otseselt oluline. Aga mulle tundub, et see on sellepärast, et nende palganumber on anyway kõrge. Et see on jah, et seal on nagu levelid, on ju, et kui sa oled väga-väga madala palgaline töötaja, siis on juba sinu nagu esmane nagu prioriteet on, et palk tõuseks, on ju. Jah, absoluutselt. No siis on juba ellu jäämise nii-öelda see instinkt. Aga kas sa oled seda märganud, et kuidagi, et tähelepanu vajadus on see, mis on nagu kõige selle all või sa oled ju selles maailmas sees, on ju, sa jälgid ka teisi kontosid, asju, on ju. Et kas selline muster võib saada hukatuslikuks, et ütleme, kui sa oled ilus naine, on ju, sul on tähelepanu vajadus, sa toidad seda ja lõpuks saab sinu tähelepanu vajaduse toitmisest saab sinu töö. Et see ongi nagu sinu igapäeva töö, sa paned endast ilusaid pilte, sa saad sellest raha, sa saad on ju seda dopamiini, sa saad tunnustust kõike, et kuhu see nagu välja jõuab lõpuks? See on huvitav küsimus, aga sotsiaalmeediaga on nagu see ka huvitav, et kui sa oled nii pikalt tegutsenud, siis seal on ka nii-öelda neid laineid, on ju, et on mingi aeg, kus sa võib-olla oled su statistika ka on kõrgem, on ju, siis on see aeg, kui see on jälle madalam, jälle kõrgem, nii edasi, et sa nagu õpid sellest mitte võib-olla nii palju lähtuma ja lisaks, kui sa teed seda päriselt tööna, et sa teed brändidega koostöid, on ju, nii edasi, siis nende postituste nagu mõtestuse taga ei saa olla see, et sa hullult tahad ennast näidata, on ju, et seal see mõte on nagu mujal, et kuidas ma saaksin seda reklaami hästi sõnastada, on ju, kuidas ma saaksin pildile esteetiliselt neid asju edastada, mis see videote mõte on, kuidas storytellingut teha, et need mõtted on nagu, vähemalt ma ise tunnen, et mul see fookus on nagu hoopis mujal kui see, et ennast nii väga näidata, et pigem on nagu see pool, et isegi kui teinekord oled näiteks reisil, teed ilusas kohas mõne ilusa pildi, siis pigem on nagu ma isegi ei taha seda niisama postitada, vaid ma otsin, et mis võiks olla seal see mõte taga, on ju, et kas ma saaksin näiteks seal captionis pealkirjas mingisuguse loo jutustada, rääkida, mis mul siis seal juhtus, on ju, et kuidas ma saaksin inimestele rohkem väärtust anda, sest niisama ilusaid pilte võib kõik võivad endast postitada niisama, on ju, et aga mis su konto mõte seal taga on, miks inimene sind jälgima peaks, on ju, et seda usaldust inimestelt, et nad on hakanud sind jälgima, ei tohiks nagu ära kasutada sellega, et vaadake mind siin ja seal, on ju. Et läbi muu asja nad niikuinii sind näevad, kui ma näitan mingeid tooteid, näiteks nagunii ma olen ju kaamera ees, eks ju. No ja selles mõttes on ikkagi sina oled nagu bränd, on ju, et selles mõttes on, rääkides koostöödest, siis on see, et kui mina tahan näiteks oma ettevõtte logoga särki selga panna, siis ma tahan seda selga panna sulle, on ju, mitte inimesele, kes mitte, keda keegi ei jälgi, on ju, kes ei ole justkui bränd. Et see on jah, muidugi jah, rääkides nendest lugudest, mis alla kirjutatakse, siis mulle tundubki, et ikkagi see, kui sa teed, ütleme, mingis ilusas kohas teed pildi ja see lugu nagu müüb palju paremini, kui sa lihtsalt kas või nagu kirjeldad, ma ei tea, seda päeva või kus sa pildi tegid, on ju. Väga palju panevad inimesed Google'isse, et motivatsiooni need laused, on ju. Tsitaadid ja siis tuleb mingi motivatsiooni lause ja siis vahepeal mul lihtsalt, et see on nii nagu kuidagi, kuna nii paljud kasutavad seda, siis on see hästi tühi, on ju, et see sõnum võib olla isegi väga ilus, väga deep lause seal, on ju, aga see, et sa seda kasutad, see ei tähenda mitte midagi. Jaa, absoluutselt. Jah, see storytelling on väga-väga tähtis, et ma teen ju sotsiaalmeedia koolitusi ka enda koolitusettevõttes Sotsiaalmeedia Akadeemia. Et seal samamoodi see storytelling, ma ütleks, on inimestel võib-olla isegi siuke
kõige raskem pool, et mida ma enda õpilastelt näen, et seda nii-öelda selgeks saada või ka hakata nägema, et eriti kui me oma elust postitame, siis see on ju meie elu, me niikuinii kogeme neid asju, et võib-olla on teinekord isegi raske märgata, et mis asjad võivad olla teistele tegelikult huvitavad, et need võivad täiesti väiksed asjad olla, nagu me TikTokis näiteks näeme, et teinekord tuleb sul ette video, millel on miljoneid laike ja see video ise on näiteks sellest, kuidas mingi moosipurki kergesti avada, mingi lifehack umbes, et väga huvitav tegelikult, mida meile ka inimestele meeldib tarbida, See on üldse mingi suur trend on see, et näiteks kas või podcastidest rääkides on ju, et see tundub ebaloogiline, et see on nii pikk formaat, et ütleme, me räägime siin tund aega juttu. No see ei ole veel nagu podcasti mõttes ei ole veel väga pikk, on ju, võiks 3 tundi ka rääkida, aga tund aega on ikkagi sellisel ajastul, kus TikTokis on 30-sekised videod ja see, et ma seda videot üldse vaataksin, see sõltub esimesest 2 sekundist või midagi sellist, on ju, siis tundub, et miks peaks keegi vaatama tunni ajast podcasti. Aga no, vähemalt see minu teooria on see, et see ei ole üli ära monteeritud meile, et see on nagu vabas vormis vestlus ja sellepärast on seda kerge ja kõrval kuulata ja nagu vaadata ka, on ju. Et see ei ole meil siuke üli, meil ei ole küsimusi, ma ei saatnud sulle ette ega mitte midagi, on ju, et siis on nagu siuke, seda on kergem kuulata ja sellepärast inimene viitsib seda tund aega vaadata. Aga üleüldiselt mingid hästi lihtsate asjade nagu näitamine on minu arust ka see YouTube'i see vloogimine või see, et sa näitad enda päeva, et sa näitad tegelikult, loomulikult inimene üritab nagu näidata actionit või et kui midagi toimub, aga tegelikult ju mida need vloogerid teevad, nad lihtsalt kõnnivad ringi ja räägivad, et ma just käisin mingi, ma ei tea, vahetasin autol rehve ja see läks hoopis nii palju maksma ja tegelikult nagu tundub, et täiesti mõttetu asi, et ma ei taha teada sellest mitte midagi, aga inimesed vaatavad, lihtsalt istuvad ja vaatavad, on ju. Ja. No võt, sotsiaalmeedia on sotsiaalne, see on üks mu lemmiklauseid, et see on, me oleme ju selles mõttes, inimesena ikkagi nagu loomad, et me tahame ju teada, mis teistel, kuidas toimub, ja kõrvutada võib-olla ennast ja näha, kuidas, mis kellelgi toimub. Ma olen alati mõelnud, et mul on ka sotsiaalmeediakontod ja enda sõpradega rääkides, kes on enam-vähem minu vanuses, on ju, et me ei ole nagu sellega üles kasvanud. Me oleme teinud endale need kontod ja ma ei tea, isegi kasutame neid oma töös ja asjades, on ju, aga me ei ole nagu, see veri ei ole sotsiaalmeedia veri meis, et meil on need kontod, me saame aru, aga me täpselt nagu ei mõista seda maailma. Et ma saan aru, et peab postitama ja sa räägid mingi storytellingust mulle asjadest, on ju, et ma saan nagu aru sellest, ma võtan sellest osa, aga ma ei ole nagu täiesti seal sees, et ma natuke ikkagi vaatan seda väljast poolt. Aga ütleme, kui keegi praegu vaatab, mõtleb, ta tahab saada influenceriks. Mis ta tegema peaks või nagu mis see lähenemine on, kuidas sa peaksid lähenema, ma ei tea, postitamisele, üldse sellele, mida sa jagad või kui palju sa jagad või kui tihti sa jagad või mis sinu nõuanded on? Kõige lihtsam mindseti mõtteviisi poole pealt on see, et sotsiaalmeediat tuleb võtta kui oma äri, et see konto, mis sul on, see on sinu äri, et võta seda päriselt nagu ettevõtlust, on ju. Alates sellest, et sa paned oma ideaalse kliendi paika, oma nišid paika, nii edasi, kuni siis nende oskusteni, et sul on hea kirjutamisoskus, monteerimise oskus, kõik see, on ju. Aga kui võtta nagu 2 asja, mis ma näen, mis on eriti eestlaste puhul need punktid siis, miks ei saada sotsiaalmeedias edukaks, siis üks on kindlasti distsipliin, et sotsiaalmeedias, kuna me ka seda ise igapäevaselt niikuinii tarbime, on ju, siis võib-olla see on ka siuke hämar piir, et okei, millal ma nüüd siis nagu tegelen sotsiaalmeediaga, on ju, toodan sinna sisu, millal ma tarbin seda. Aga teistpidi ka see, et sul ei ole, keegi ei ütle sulle asju ette, on ju, et no nii, Anita, nüüd kirjuta see tekst, on ju, nüüd homseks planeeri see postitus ära, nüüd mine ülehomme sinna kohta ja seal tee nüüd endale outfiti photoshooti, on ju, et keegi ei ütle, sa pead kõigest nendest asjadest ja seal on nii palju osasid, on ju, et sa pead kõigest nendest osadest aru saama ja nii-öelda sundima ennast tegema, on ju, et sul ei ole nagu tööandjad, et jällegi, et see sotsiaalmeedia on nagu äri ja tihtipeale seal inimestel kui nad ka alustavad, siis nad ju alustavad kas muu töö kõrvalt, õpingute kõrvalt, mingi muu asja kõrvalt, on ju. Et siis ka selle aja leidmine, kõige selle planeerimine, kõigest nendest etappidest aru saamine, on ju, et see kõik võib väga siuke ülekoormav
tunduda alguses ja tihtipeale siis see asi nagu jääb katki ja võib-olla ka see eeldus, et kui me sotsiaalmeediat tarbime, siis see kõik tundub hästi lihtne, on ju. Ühte videot või pilti vaadata, see võtab meil väga vähe aega, aga et seda ühte pilti või videot teha, see on hoopis teine ajakulu, on ju. Et siis võib-olla ka inimestel on see eeldus tihtipeale, et mis see üks pilt siis teha ja mis see üks video teha, kes kui tegema hakkad, siis näed päriselt seda kogust, on ju, et see distsipliin peab nagu suur taga olema. Kui ma YouTube'iga alustasin, siis ma ju samal ajal käisin gümnaasiumis, on ju. Ja minu distsipliin oligi nii, et ma ärkasin kell 5 hommikul üles, no matter what, sest ma teadsin, et ma nii väga tahan neid videosi teha ja et ma suudaksin juba siis enne kooli kas midagi monteerida või filmida, midagi ette teha, on ju, siis lähen kooli, siis tulen koolist tagasi, teen jälle edasi, on ju, ja niimoodi kogu aeg, et see oli worth it, aga see ikkagi võttis nagu vahepeal tüki küljest ka ja oli väsimust ja oli igasuguseid tundeid sees, on ju. Et jah, see esimene punkt, see distsipliini osa. Ja teiseks... On sul muidu endal siis mingi reaalne nagu ajakava või selline graafik, et siin päeval postitus, siin monteerin, siin, ma ei tea, otsin mingisugust... Alguses oli ikka, et nüüd see on vaata nii naturaalseks juba muutunud mul, et ma tean täpselt, kus palju, mida aega läheb, on ju, ja ma saan, kuna see on ka mul täiskohaga töö, on ju, muidugi muud asjad on ka veel, ma ei ole ainult sisulooja, aga siis ma saan neid asju nagu palju paremini vahetada oma vahel, kuna see kõik on nii-öelda freelancing, eks ju. Aga teine pool on muidugi see, et kui ma inimestele ütlen, et okei, et tahad sotsiaalmeediat teha, aga kas sa oled valmis näiteks selleks, et sa 1-2 aastat mitte midagi ei teeni sellega, siis on juba pooled niimoodi, et okei, siis ma ei viitsi, on ju, et vahet ei ole. Aga see on see, mida sa sotsiaalmeediat tehes pead nagu valmis olema, et esimesel, teisel aastal sa kas ei teeni üldse või teenid väga vähe, aga siis sealt edasi, kui sa selle nagu nii-öelda ära kannatad või oled valmis seda läbi tegema, siis sealt edasi tegelikult see kasv on nagu nii-öelda palju kiirem, on ju, kui seda nagu mingi matemaatilisse vormi panna, on ju. Et need on need 2 asja, mis ma arvan, et see on muidugi see, et ongi, et näiteks sina koolitad ja tänapäeval on koolitused ja sellest tõesti on saanud inimeste elukutse, on ju, mis võib-olla, ma ei tea, mingi 15-20 aastat tagasi isegi ei olnud siuke teema, on ju. Et praegu mulle tundub, kui ma vaatan ka mingeid erinevaid kontosid, siis ma muidugi ei oska teistest, see minu isiklik nii-öelda eelistus on ju, aga et kui inimene on aru saada, et ta ongi võtnud endale plaani, et davai, ma hakkan nüüd nii-öelda äri eesmärgil tegelema sotsiaalmeediaga, siis mul natuke kaob huvi sellest ära, kui on näha, et algusest peale ma nüüd hakkan, tal on mingid nii-öelda stabiilsed postitused, väga läbimõeldud asjad, on ju. Võt siin on hea märksõna läbimõeldus, on ju, et see peab tunduma siiski, et see on orgaaniline. Ja täpselt on ju, et siis kui inimene, paljud on ju ka sellised, kes on tegelikult kasutanud varasemalt sotsiaalmeediat lihtsalt nagu täiesti läbi mõtlemata oma elu jaganud seal ja see on äge, mida nad jagavad, on ju. Ja siis nad järsku nüüd hakkavad mingid koostöid tegema või asju, et siis on ka esmane mulje on see, et nüüd sa müüsid maha ennast, on ju, aga tegelikult mulle tundub, et see nagu toimib paremini kui see, et siis, et inimene, või kui on vähemalt läbi näha, et inimene teeb seda puhtalt kuidagi hästi masinlikult või nagu ala on endale chat GPT-ga välja lasnud mingisuguse graafiku, millal postitada, mida öelda ja nii edasi. See ei tööta ja et see on siuke sotsiaalmeedia, jah, see võib olla ka nagu omate väljakutse, et samal ajal sa pead oskama seda behind the scenes telgitagustes ikkagi handlida kui äri, on ju, aga samal ajal see peab olema ikkagi sinulik ja orgaaniline, kui sa nagu persoonibrändi lood, on ju, et ehk siis sa tahad mulle öelda, et see peab olema fake, aga peenelt fake nagu oskuslikult fake ei, aga päriselt kõik need asjad, see on natukene, ma ei tea, fotograafia, videograafia inimesed ehk nagu saavad aru, et näiteks kui sa pildile midagi tahad püüda, on ju, siis ega need asjad ju päriselt toimusid, mis seal pildi peal on ju, lihtsalt sa leiad selle ilusa või apetiitse esteetilise nurga, kust seda näidata, on ju, ja mis sinu nagu brändinguga läheb, et ega on ju ka neid, kes kontosi, kelle jaoks esteetilisus on hoopis, ma ei tea, 10. kohal, on ju, aga just see muu osa on siis esimene. No millalgi mitu aastat tagasi ma kuulsin
YouTube'is ma vaatasin kunagi sihukest tüüpi nagu Casey Neistat, kes tegi iga päev vlooge ja noh, tema elu oli muidugi hästi crazy, New Yorgis elas ja ta oli, minu arust tema üks kuulsamaid trikke oli see, et ta sõitis ise elektrirulaga ja samal ajal filmis ennast drooni pealt. Ehk siis tal oli mingi droonipult oli käes, siis mingi elektripult ja siis veel vlogi kaamera ka minu arust. Aga ühesõnaga hästi põnevad videod olid, ta oli hästi nagu esteetiliselt ka ägedad on ju. Ja siis ma ei tea, kas tema videotest või kuskil tollel ajal ma kuulsin, et autentsus müüb. Et see, et sa jääd ise endaks on ju, et see ongi nagu kogu selle asja lähenemise võti, et siis sa saad sotsiaalmeedias edukas ka olla. Kas, kui rääkides sellest, et sa nagu natukene lavastad või see, et kas sa vahepeal sul nagu kopp ette ei saa, et kõik on nii fake ja näiteks kui vaadata sinu Instagrami kontot, siis see on nagu maapealne paradiis. Seal on ilusad pildid, igal pildil sa oled rõõmus, need on erinevad reisid, ma ei tea, restoranid, asjad, no see on fantast asi on ju. Et kas sul nagu seda tunnet ei ole, et kogu see maailm on selline udu, mis on päris maailma peale ehitatud? No siin on kahte sorti lähenemist tegelikult on ju, et on neid kontosi, kes naudivad ka seda, et nad jagavad oma halbu hetki, kuidas nad nutavad või kuidas midagi pekki läks ja nii edasi. Ja siis on need kontod, kes võib-olla tahavad tekitada just seda tunnet, et see on see konto, kuhu tulla, kui sa tahad tunda ennast rõõmsana, kui sa tahad võib-olla rõõmupuusti hoopis saada. Et ma arvan, et minu konto võib-olla läheb sinna teise alla. Ja noh, jällegi, kui me räägime siin, et nagu iseendaks olemine, siis ma arvan, et selles väljendub ka milline ma inimesena olen, et ma inimesena ka ei ole väga selline, kes läheb kõigile ütlema, et kuulge, mul on täna nii jama päev on ja mul on kõik elu halb ja nii edasi, et ka päris elus ma ei ole tegelikult selline, et siis sotsiaalmeedias samamoodi. Sellest lausest fake it till you make it, sellest ma olen, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma olen õppinud lugu pidama sellest lausest, et kui ma olin noor teismeline, siis kõik, mis on fake, oli mulle nagu hästi vastumeelne. Aga see fake it till you make it on põhimõtteliselt vist seotud veits nagu mingisuguse natuke manifesteerimise mõtteviisiga, et põhimõtteliselt see, mis sa iseenesele räägid, sa räägid lood enda reaalsust on ju, ja kui sul ongi seis sitt, aga sa ütled endale, et seis on hea, noh mitte, et sa oleks mingi täielik illusoorne hullumeelne on ju, et sa oled kuskil rentslis ja räägid, et sa elad villas on ju, aga noh põhimõtteliselt, et sa nagu ikkagi hoiad positiivset mindseti või sellist on ju, et ma saan aru selle kasust ka natukene on ju. Aga jah, vahenditest rääkides ka, et sotsiaalmeedias on ju ka noh, põhimõtteliselt kui vanasti oli reklaami tegemiseks oli vaja suurt eelarvet, uhkeid kaameraid, montaaži, kõiki sellist asju on ju, siis tänapäeval telefoniga filmitud asi võib olla palju efektiivsem reklaam on ju. Et ma ei tea, kas sina oled seda enda nii-öelda karjääri jooksul märganud, et sul ei ole vaja nagu noh, sul ei ole vaja nii palju nagu raha alla panna, sa saadki kõik oma töö põhimõtteliselt telefoniga ära teha. Absoluutselt, minul ongi põhiline vahend on ju telefon. Noh, muidugi on lauaarvuti ja üks väiksem siuke kaamera ka, mida nagu kaasa võtta, aga noh, põhiline 90% on ikka telefon. Jah, eks see loob samamoodi seda autentsust on ju, orgaanilisust, et kui on midagi liiga nagu ära lihvitud ja liiga paika pandud, siis see ei tundu meile, et see oleks enam päris elu ja noh, ei olegi on ju, kui see liiga sätitud, et põhimõtteliselt väiksed... jah, mulle tundubki, et sa ütlesid, et esimesed paar aastat sa midagi ei teeni, sellega sa peaks arvestama, kui sa midagi hakkad sotsiaalmeedias tegema. Või siis teenid noh vähe, on ju, et see ei ole, sa paned küll neid tunde sisse niimoodi, nagu see oleks, ütleme, täiskohaga töö, aga sa ei saa veel täiskohaga töö palka, on ju. Aga sa saadki nagu, noh, et ongi, et sinu töövahend on telefon, ostad telefonile väikse statiivi ja selle asemel, et palgata fotograaf on ju, sa hoiad kulusid kokku, sa põhimõtteliselt paned lihtsalt selle telefoni ise pildistama ja noh, sotsiaalmeedias ei saa sellest vahest aru on ju, et pilt on sama ilus. Ja, absoluutselt. Ja noh, brändidel ju veel eriti kokkuhoid on ju, et kes varem ju oma reklaami jaoks neil pidid noh, väga palju suuremad eelarved olema on ju. Siis sotsiaalmeedia juba nende enda konto, et brändil on võimalik ju oma konto teha ja seal sa võid ju postitada ükskõik kui palju on ju, kas või 1000 korda päevas, et sul ei ole nagu mingit ruumipuudust, mis sul igal pool, ükskõik kus sa mujal reklaami teed, sul on ju ruum maksab, on ju. Et vahet ei ole, kas sa paned tänava peale plakatit või netti kuskile reklaami üles, siis sotsiaalmeedia on nagu ainus siuke reklaami tegemise koht, kus
tee ükskõik kui palju torust tuleb põhimõtteliselt, on ju. Kuhu sa näed, et see tulevikus läheb? Sest mulle tundub ka, et ühiskond ja ühiskonna suunad ja trendid kõik käivad sellise suure nii-öelda kellaosutina või tähendab pendlina liiguvad, on ju, et läheb ühele poole ja siis läheb kardinaalselt teisele poole. Et ütleme, kui praegu on sotsiaalmeedia kuidagi nagu see maailm järjest kasvab, järjest läheb nagu, inimesed kuidagi lähevad järjest rohkem sinna sisse, et ongi, meil on sotsiaalmeedia kuulsused, sisuloojad, mis vanasti olid, sa pidid olema mingi väga-väga eriline inimene, mingi muusik või näitleja, et saada üldse sinna kategooriasse. Nüüd sa saadki telefoniga ise pilte teha ja saad põhimõtteliselt sinna samma kategooriasse siseneda, on ju. Et kas sa arvad, et tulevikus toimub mingi sotsiaalmeedia krahh ka, et inimesed kuidagi kõigil saab kopp nii ette, et kõik, ma ei tea, kustutavad ära eda kontod või... Ma arvan natukene seda, ma ei ütleks, et see on krahh, aga seda muutus selles mõttes on juba toimunud, et kui me räägime siin orgaanilisusest, siis näiteks 4-5-6 aastat tagasi oli hästi populaarne see, et kõik pildid olidki hästi-hästi perfektsed, on ju. Hästi töödeldud, hästi värvilised, selline stiil on ju, kui nüüd on see täiesti vastupidine, et umbes mida rohkem see tundub nagu siuke ups foto, mis kogemata tehti, seda parem on ju, et mida vähem nagu on aru saada, et see oleks nii hirmsasti läbi mõeldud ja nii perfektselt ja nii kramplikult tehtud, on ju, seda parem on. Aga ma arvan, et edasi see nišš, kuna sotsiaalmeedia alguses oli lihtsalt inimesed hakkasid seal oma asju tegema, siis tulid nii-öelda sotsiaalmeedia, kas superstaarid, influencerid, nii edasi, siis nüüd me oleme aru saanud ju sellest, et sotsiaalmeediat on vaja tegelikult ükskõik mis alal sa tegutsed, on ju, et kui sul on podcast ja su podcastil on palju jälgijaid sotsiaalmeedias, siis seda paremini su podcasti läheb, on ju, või oled sa treener ja sul on palju jälgijaid sotsiaalmeedias, seda rohkem tuleb kliente, või oled sa kokk, või oled sa absoluutselt ükskõik mis, on ju, ja samamoodi ettevõtetega, et väga vähe on neid ettevõtteid, kes üldse sotsiaalmeedias ei peaks tegutsema. Ja sealt tulenevalt siis, ma arvan, see trend läheb selle peale palju rohkem, et tulevad nii-öelda eriala spetsialistid, kes siis koguvad kuulsust või populaarsust, on ju, et Ameerikas näiteks praegu on juba väga palju näiteks plastic surgeon. Ilukirurg. Jah, ilukirurge, kes siis teevadki ilukirurgia teemal igasuguseid videosi, jagavad infot, nii edasi, ja nemad siis tänu sellele saavad endale rohkem autoriteetsust, kliente ja nii edasi, et ma arvan ka muudel aladel see järjest rohkem kogub populaarsust. See on tõsi ja isegi kui sa sellest rääkisid, et kuidas läheneda enda sotsiaalmeediale, siis on mingid sellised suured suunad, et ma ei tea, kas sa näitad nii-öelda kõike, mis su elus toimub või sa ikkagi näitad paremaid hetki või nii edasi, et see on ka mulle juba selline jutt, et mulle tundub kõik nagu üks suur kogum, on ju, et kui sul on sotsiaalmeedia konto, siis aga seal on erinevad suunad ka. Üks jaburamaid asju, mida ma olen näinud, on see, et nüüd ma sinu juttu kuulates juba hakkan aru saama sellest, et ütleme, kui inimene nutab, siis ta filmib ennast või pildistab ennast, on ju. Et see tundub mulle niivõrd fake, et sa nutad, sul on tõesti kurb olla ja sul on ahaa, ma võtan telefoni kätte ja pildistan seda, on ju. See on asi, mida ma kunagi ei ole ka teinud ja mitte see, et ma mitte kunagi ei nutaks, nutan küll, aga jah, ei ole kunagi tulnud sellisel hetkel pähe seda salvestada mingil moel. Et jah. Aga... Sellepärast tundubki tihtipeale see, et see nutja kui teeb täieliku näitemängu, et kuidagi saada ikkagi tähelepanu. Et umbes, et ma olen nii autentne, et ma näitan teile kõike oma elust, on ju, aga juba see, et sa seda teed, see tähendab, et sa hakkasid nutma, sul pidi peas käima ratsionaalne mõte, et ahaa, ma nüüd salvestan ka seda, on ju. Et kui autentne sa siis oled. Ja, aga samas, ongi, et teiselt poolt on, kui see on selle inimese töö, siis isegi nuttes peab sööma, on ju. Et midagi ei ole teha, on ju. Jah, võt see on... Psühholoogias on see hea ütlus, et kui sa ei saa millestki aru, siis kui sa ei mõista teise inimese käitumist, siis see on ilmselt midagi, mida sa ise kunagi ei teeks. Et sa ei mõista lihtsalt sellepärast, et sa ise kunagi ei teeks seda. Et inimesi on igasugused, ma ei taha ka kuidagi nagu
jah, kedagi maha teha, et see on nüüd fake, on ju, ma ei oska lihtsalt samastuda selle inimesega ja selle käitumisega, et võib-olla see on kuidagi väga loogiline, aga ma lihtsalt ise ei teeks seda, siis ma ka ei oska seda nagu seletada. Aga Anita, räägi, milline sinu tööpäev välja näeb või milline näeb välja sinu tavaline päev, et tavaliselt kellaajast kellaajani tööl sa vist ei käi, eks ju? Mis sa siis teed, kui sa hommikul üles ärkad? Esimese asjana, aga me just rääkisime, sa jood kohvi, on ju, siis ma joon matšat tavaliselt. Aga okei, see on kõige väiksem detail. Mu päev selles mõttes jaguneb nagu üsnagi 4 ossa, et mul on 4 nii-öelda ametit, mida ma siis teen ja mille vahel ma nagu natukene žonglöörin, et nüüd natuke seda ja oleneb hästi päevast, aga need 4 ongi mu enda sotsiaalmeedia, on ju, sisuloome sinna ja olenevalt päevast siis mõni päev on vaja filmida, mõni päev on vaja midagi kirjutada, ülesse panna, et see täiesti oleneb. Ja oleneb ka koostööpartneritest, on ju, teinekord, kui ma ise panen mitte koostööpostitusi, siis see on mu enda vaba voli, on ju, aga kui on koostööd, siis on tihtipeale mingid kuupäevad kokku lepitud ja nii edasi, et sealt tulevad mingisugused nagu piirid ette. Siis teine asi, mis piiri ette paneb, on muidugi koolituste andmine, on ju, et kui toimub midagi kindlal kellaajal, siis see on nagu kalendris olemas. Ja sealt edasi, siis ma ju ehitan praegu oma meeskonnaga uut äppi, turundusalast äppi, mis siis, kus meil on palju kohtumisi ja asju sellega seoses, mis jällegi kalendrit täidavad. Ja lõpetuseks mul on ju Laperoli food truck, et nüüd meil ongi just hooaeg algamas ja sellega on nagu omajagu tegemist. Tundub jah täiesti ulmeline graafik. Mis äpp see siis on? Ma ei tea, kas sa ise tulid äpi ideele ja otsisid meeskonna, kes seda nagu ja põhimõtteliselt õnneks mul enda tutvusringkonnas oli kohe inimesi, kelle jutule minna ja kes olid sellest ideest sama vaimustunud kui ma ise ja olid nõus seda hakkama minuga koos tegema. Aga hästi lihtsasti öeldes siis on see ettevõtete ja influencerite vaheliste koostööde automatiseerimine. Et selles mõttes see on asi, mida Eestis sellisel kujul ei ole varem tehtud, küll aga on seda välismaal mõndades kohtades tehtud ja töötab väga hästi, et välismaal ise kasutades siis sealt see idee alguse sai, nii et varsti lansseerib juba. Kui rääkida nendest koostöödest, siis ma ei tea, kas sa oled kunagi käinud täiskohaga tööl või sul ikkagi sai see karjäär niimoodi alguse, et sa ei pidanudki kunagi tööle minema? Õnneks see niimoodi oli jah, et kui ma 15 alustasin, siis kui ma gümnaasiumi lõpetasin, ma olin 19, et siis selleks ajaks oli juba sealt mingit tulu tulemas ja siis sattus veel siuke äge kokkusattumus sinna, et ma juba ise oma peast teadsin, et kui ma gümnaasiumi lõpetan, siis ma kindlasti võtan vaba aasta, et ei lähe kohe ülikooli. Ja oligi just gümnaasium lõppenud ja 1 kuu hiljem ma siis mõtlesin, et mida ma nüüd siis teen selle vaba aastaga ja siis mu tuttav helistas, et kuule, tule Tallinnasse, ma elasin Tartus sellel ajal, et tule Tallinnasse, hakkame tegema lastele YouTube'i ringe koolides, mida ei olnud varem tehtud. Tema ise oli teinud koolides siis teistel teemadel ringe ja mina tegelesin YouTube'iga ja sealt see nagu kombo tuli ja siis hakkasimegi tegema ja tänu sellele ma siis sain Tallinnasse kolida. Ja siis muidugi samal ajal ma tegelesin oma sotsiaalmeediaga edasi ja sealt see läks. Kui sa proovid üldistada ja mõtled nende ettevõtete peale, kes pöörduvad on ju sisuloojate poole, siis ma ei tea, kas seal on mingid muutused või nagu kindlasti ettevõtted on erinevad, aga kas see on puhas numbrite mäng või see ettevõte ikkagi vaatab ka põhimõtteliselt, milline inimene sa oled või vähemalt milline sotsiaalmeedias, mis sisu sa postitad on ju? Või on see puhtalt niimoodi, et sul on nii palju jälgijaid, sa oled parem kui see, kellel on näiteks, ma ei tea, mingi 1000 vähem on ju? Õnneks on seda teist asja palju rohkem ka viimasel ajal tulnud, et mis inimene sa oled ja võib-olla ka üleüldse selle kogu valdkonna areng on ju, et ka brändid ja kes on brändide taga, siis turundajad ja kõik muud inimesed saavad nagu rohkem sellest sotsiaalmeedia toimimisest aru, et tõesti see inimene, kes siis su asju reklaamib, peab ka sobituma sinu enda brändinguga on ju, mis on nagu ju väga tervitatav.
ja no üks asi, mis kuidagi, millest ma ei ole täpselt aru saanud, on see Instagrami see sinine tikkmärk, et see oli kunagi oli see mingisugustel Hollywoodi näitlejatel minu arust, aga nüüd sa saad ise seda osta vist põhimõtteliselt, on ju? Ja, et kahte moodi, kas siis Instagram ise annab sulle selle, kui sa oledki kuulus inimene, või siis sa saad selle ise osta. No, mis selle mõte võib-olla või positiivsed küljed seal taga on see, et sul on konto turvaliselt kaitstud, sest et sa saaksid seda üldse osta, sa pead saatma pildi oma dokumendist, on ju, et siin tehakse kindlaks, et sina oled päriselt see inimene seal taga, su konto peab olema sinu nimega, on ju. Et see turvalisuse punkt on väga-väga tähtis seal, et on meil isegi Eestis ju tegelikult osadel sisuloojatel konto kaaperdatud või kaduma läinud, on ju, et siis sellisel juhul see kaitseb seda. See on täiesti ulme teema et mulle tundub kuidagi hästi ebakindel olukord see, et kui sinu kogu elu, sinu amet on sotsiaalmeedia üks konto näiteks, või on mitu kontot või mis iganes, aga see on kuskil pilves seal, on ju. Ja siis järsku sa üks päev ärkad üles ja seda enam ei ole, on ju, et mis sa siis teed. Et ma ei tea, oled sa selle peale mõelnud või on sul mingid olukordi olnud, et see on ohus? Õnneks ei ole. Küll, aga ma olen mõelnud, selles mõttes andnud mulle väga koolitustele nagu mõtteainet, mida ka koolitustel nii-öelda sügavamalt puudutada, et mida siis teha ja kuidas üleüldse seda olukorda vältida. Et eks põhiline asi on ikka see, et su enda branding on piisavalt tugev, on ju, et kui me räägime kas või sellest, et lihtsalt uued platvormid tulevad sotsiaalmeediasse, siis kui näiteks TikTok alles tuli, ja ma tegin TikToki konto, siis ju inimesed ikka mäletavad, ja see on see Anita, on ju, et vahet ei ole, kas ta on minust kuulnud Instas või YouTube'is või meedias või telekas, on ju, siis ta ikkagi mäletab, et hästi tähtis on see, et sellest platvormist siis ka ennast väljapoole kasvatada, on ju, et jällegi, et munad ei oleks nii-öelda ühes korvis nagu iga asjaga. Aga mis on kõige parem sotsiaalmeedia platvorm? Ma arvan, et seda niimoodi päris ei saa öelda, mis on kõige parem kui ma tahaks alustada ja ma saaks valida ühe koha, kuhu ma teen konto. TikTok. Et seal ikka, kui me räägime just alustamisest, on ju, et sul mingit muud nagu põhja või suunamist kuskilt mujalt ei ole, siis TikTok kindlasti, sest seal see algoritm on ju päris erinev Instagrami omast. Et isegi kui sul kontol on võib-olla 100 jälgijat ainult, siis su videod võivad ikkagi levida väga-väga palju, et mul endalgi näiteks üks video, mul on seal umbes 9000 jälgijat, pole üldse palju tegelikult, on ju, aga üks video just hiljuti sai 5 miljonit vaatamist, on ju, et see, et nii väikse kontoga on võimalik nii palju vaatamisi saada, seda Instagramis juhtub seda harva. Et TikTok on siuke, ja selles mõttes ka algajasõbralik, et mitte ainult nagu selle algoritmi pärast, aga ka sisuloome pärast, et sa võid tõesti seal, see ei pea nagu nii professionaalne olema kui võib-olla Instagramis, on ju, et seal on, Instagram on siuke esteetiline, ilus koht, on ju, ja TikTokis sa võid nii-öelda plära ajada ka. TikTok on prügimägi täielikult. Oleneb, mis sa vaatad, on ju. Aga inimestele see jällegi, see autentsus ja niimoodi läheb peale, on ju, et ühtepidi me tarbime Instagrami, aga teistpidi siis sellele esteetilisusele vastukaaluks me tahamegi ka seda poolt, mis ongi hästi-hästi töötlemata, on ju, ja täpselt nii raw, kui see on. Anita, kas sa endale vahepeal, see on su töö, aga kas sa vahepeal seda sotsiaalmeedia paastu teed, et sa lihtsalt näiteks nädal aega ei kasuta telefoni? Nädal aega. Sa nägid seda hirmu su silmis. Nädal aega ma ei ole teinud pausi, aga vahepeal ma teen küll pause. Kas need pausid on siis mingid paaritunnised? Paaripäevased pigem, et siukseid ma ikka teen, et siis eks see on nagu muu tööga, et sa pead natukene võib-olla planeerima, on ju, et sul sellel hetkel just ei ole mingit koostööd või mingit asja vaja filmida, aga täiesti tehtav. Ja sotsiaalmeedias, mis on tegelikult väga hea küsimus, sest mul endal koolitusel on vahepeal tulnud inimesed selle murega, et kuule Anita, ma kuulsin sotsiaalmeediast või keegi muu koolitaja andis nippi, et sa pead iga päev postitama, mingit pausi ei tohiks teha ja nii edasi, siis see siuke nipp küll unustage ära, on ju, et see, mis see nagu teie mentaalse tervisega teeb, ei ole, ma arvan, normaalne, et ükskõik mis muud tööd sa ju teed, sa ei tee seda kunagi 365 päeva järjest, on ju,
et neid puhkepäevi on kõigil vaja. Ja mulle tundubki, et just see point 365 päeva järjest, et see võib nagu hägustuda, kui sotsiaalmeedia on sinu töö, on ju, ja see põhimõtteliselt, isegi kui sul ei ole mingit koostööd, siis ongi see moment, et kas sul on ükskõik milline eluline hetk, kas või see nutmine või mis iganes on ju, aga see, et sa seda jäädvustad, sa saadki põhimõtteliselt nimetada seda enda tööks on ju, et siis sul kaob see piir ära ja siis sa lõpetad hullumajas. Jah. Aga kui sa oled näiteks mõne väikse pausi teinud, et oled sa tundnud, et sa kuidagi puhkad või leiad mingisuguse taasavastad ennast, teed mingi restardi täielikult? Jaa, absoluutselt. Et puhkust on kõigil vaja ja see uus energia tihti sealt puhkusest tulebki, et ma ei tea, kes sporti teevad, siis sama on ju, et lihast tihti kasvatab see, kui sa just oled puhkad on ju. Et sotsiaalmeedias sama ja tegelikult ei pea ka üldse, kes on võib-olla alustajad ja kuulavad ja mõtlevad, et aga siis äkki ma jään millestki ilma, kui ma nüüd mõni päev ei postita niimoodi, siis seda nagu ka ei maksa karta, et lõpuks lihtsalt selle pideva postitusega ja selle pressure'iga, mida sa endale peale paned, on ju, sellega juhtub see, et su enda kvaliteet hakkab alla minema ja sa ise ei naudi enam selle asja tegemist, on ju, et siis on see, et sa küll postitad, aga inimesed ju tunnetavad seda, et kui see on niisugune välja pressitud ja ei tule naturaalselt, on ju, et siis ei ole ju teistpidi ka sellel asjal mõtet. Kes osalevad sinu koolitustel, kui sa mingisuguse enam-vähem keskmise profiili tood, siis kas see on tõesti ainult 15-aastane tüdruk või on need ikkagi mingid ettevõtjad ja kes iganes? Alaealisi mul ei ole mitte kunagi koolitustel olnud, välja arvatud need YouTube'i ringid, mis me koolides nagu tegime koolilastele, on ju. Aga koolitustel ja alaealisi ei ole. Kusjuures algul, kui ma hakkasin tegema koolitusi niimoodi sellises sotsiaalmeedia akadeemia vormis, siis see oli üks minu niisuguseid kohti, millest ma kartsin, et ma vaatsin, kes mul koolitusele tulevad ja siis vaatsin, et kõik on vanemad kui ma ise, et natukene tekkis nagu siuke aukartus hetk, et okei, et kas nad üldse võtavad mind tõsiselt ja nii edasi, aga hästi-hästi positiivne on olnud, et tihtipeale isegi kõige positiivsem tagasiside tulebki võib-olla kõige vanematelt inimestelt, et mul on ka 50-aastaseid inimesi käinud koolitustel. Aga see on huvitav paradoks, kus ongi nagu, ma ei tea, varasemalt ajaloos ei ole niisugust momenti, et noorem õpetab vanemat, nagu see on haruldane moment, sest nagu mitte miski, kui vanem on kauem elanud, siis ta teab paremini. Aga nüüd on et sotsiaalmeediat ilmselgelt tunnevad noored paremini, kes on nagu üles kasvanud sellega, et siis sa saad nagu õpetada vanemaid. Mida suurem see vahe on, siis võib-olla ongi seda nii-öelda kõvem kiitus tuleb. Ja mul tundub, et nad võib-olla ka, üleüldse vanusega tuleb see kogemus, on ju, et hinnata asju ka ja võib-olla mingeid asju niimoodi perspektiivi panna. Aga veel hästi populaarne võib-olla üks siuke grupp, keda tihti mul koolitustel käib, on emad. Pereemad siis, kes otsivadki võib-olla midagi, et nad päris täiskohaga ei taha tööle minna, on ju, aga samas midagi nad ju lapse kõrvalt ikkagi tahaksid teha ja samas nad otsivad, et see asi oleks paindlik, et see oleks loominguline, siis sotsiaalmeediaga tegelemine on selles mõttes absoluutselt ideaalne asi, mida nagu laste kõrvalt saab ka teha ja. Kas sa tahaksid, et sinu lapsed oleksid sisuloojad? No ütleme nii, et sotsiaalmeedia see vanusepiirang TikTokis, Instagramis on 13, on ju, et enne seda mitte, selles mõttes ma arvan, et see reegli järgmine või üldse see vanusepiirang on seal põhjusega, on ju, et Aga samas, kui talle anda telefon alles 13-aastaselt kätte, siis on ta lootusetult maha jäänud neist, kes on juba 2-aastaselt postitavad. Võib-olla, aga ma arvan, et see on ainult positiivses mõttes ja selles mõttes, ma arvan, et see on pigem positiivne. Kas sotsiaalmeediaga seoses tuleb sulle ka mingid hästi jaburaid ja perversseid pakkumisi, näiteks mingid Dubai biljonäridelt või miljardäridelt, ma ise ajan juba inglise keeles, et tule siia, me maksame sulle 100 tonni ja tee mida iganes sa tahad? Ei ole tulnud kusjuures, aga kui me üldse räägime niukastest võib-olla peale tükkivatest sõnumitest, et mida ikka meesterahvastelt võib tulla, et
tule minuga ikka kohtingule ja käiakse peale ja nii edasi, siis need asjad tegelikult olid pigem siis, kui mu konto oli veel väike, et võib-olla seal 5000 jälgijat ja sealkandis, et siis oli nagu niisuguseid sõnumeid ikka tuli, et noh, tule välja ja noh, mis sa ei vasta mulle ja noh, tead siuke peale tükkimine on ju. Aga ma ei teagi, kas see on... Ma ei tea tegelikult, mulle kirjutati. aga jah, ma ei teagi, kas see ajas on ära vaibunud siis sellepärast, et konto on lihtsalt kasvanud, et võib-olla nüüd see nagu noh, tundub kuidagi... intiimsem nagu suuremale kontole kirjutada, on ju. Või on siis see, et ma lihtsalt olen ise nii vanaks jäänud, et ma ei ole võib-olla enam see... Ei ole kuum kraam enam. ei ole enam see 19-aastane, keda võib-olla tundub, et saab nii lihtsasti ära rääkida, on ju, et võib-olla ka seal on see... Või siis veel kolmas variant, et võib-olla inimesed on ka, noh, hästi tihti, kui keegi mingit nõmedusi kirjutab, siis tehakse screenshot ja pannakse story'sse, on ju, et võib-olla nagu inimesed tänu sellele on hakanud rohkem läbi mõtlema, et kellele mida kirjutada, on ju, et ei taha nagu... Ja. No samas ma arvan, et selles mõttes neid peivrerte on ikkagi tohutult palju, et saab ju teha mingid anonüümsed kontod ja asjad, on ju. Et mingid lood ja mida ma olen kuulnud millegi pärast mingist Briti lollakas saatest, mida ma vaatasin, seal räägiti just sellest teemast, et noh, põhimõtteliselt, et kui sa oled nii-öelda bränd, sa põhimõtteliselt müüd ise ennast, on ju sotsiaalmeedias ja läbi selle siis mingid reklaamkampaaniaid ja siis ongi see oht, et kui sul on nagu noh, sa oledki mingi Dubai mingi jõhker rikkur, on ju, siis sul tekib tunne, et sa saad raha eest kõike osta ja paljud sotsiaalmeedia sisuloojad võib-olla on nõus mida iganes tegema, et need on nagu tänapäevased mingid prostituudid põhimõtteliselt, on ju. Et nad lihtsalt võtavad hästi palju raha ja teevad mida iganes selle eest, on ju. Ja noh, see, et räägitakse OnlyFansist, et see on nagu, see on iseenesest on päris veider, et me räägime, see on nagu nii tavaliseks teemaks saanud, et see on mingi OnlyFansi asi, see on põhimõtteliselt ju isenese müümine, nagu vanasti oli nagu porno ja sihukestest asjadest nagu ei räägitud niimoodi avalikult, on ju, aga nüüd on nagu see, et keegi on OnlyFansis, see on, noh, see nagu ei pane enam mitte kedagi imestama, on ju. Et kõik see kuidagi, noh, see sotsiaalmeedia on mõjunud nagu niimoodi, et kõik läheb kuidagi nagu lahjendatakse ära, et mitte millelgi ei ole enam nagu hullu väärtust, on ju. Aga sa oled, mingi pealkirjad käivad sinust meedias läbi mingite ulmeliste summadega. Mis on ulmelised summad? Ma ei tea, keegi küsis mu käest just, et küsi Anita käest, et ma ei mäleta täpselt, aga põhimõtteliselt, et kui sa ei teeks sotsiaalmeediat, kas sa arvad, et sa mingil teisel elualal suudaksid sama palju teenida? Kindlasti? Jaa. Ma ei tea, miks see peaks probleem olema. Ma arvan, et ma olen piisavalt normaalne või asjalik inimene, et ka midagi muud ära õppida. No, kui seda sotsiaalmeediat, kui ma ei oleks sellisel eluaastal või eluajal alustanud sotsiaalmeediaga, et see oleks selleks hetkeks siis, kui ma gümnaasiumi lõpetasin nagu tööks saanud, siis ilmselgelt ma oleks ju pidanud ka midagi muud tegema hakkama, nii et... Aga kas sa oled aastate jooksul, kas see on nagu paratamatu selles mõttes kasv, et põhimõtteliselt kui sul kasvavad jälgijad, mida rohkem sa postitad, et see kõik nagu põhimõtteliselt kasvab ka sissetulekuna siis, et lihtsalt see nagu läheb nagu nii edasi kogu aeg? Tead, see hästi oleneb, aga noh, üks asi, mis sul muidugi ajaga niikuinii kasvab, on sinu oskused ja teadmised, on ju, et see on lõpuks nagu, mis selle sissetulekuga loob, et kui me näiteks jällegi Ameerika näidet toome, siis noh, Eestis meil ei ole nagu miljonite jälgijatega sisuloojaid, on ju, aga Ameerikas on väga hea neid näiteid tuua, et seal on ka sisuloojad, kellel ongi miljoneid jälgijaid ja siis vastukaaluks on ka neid, kellel on võib-olla 10 000 jälgijat, aga nad võivad teenida tegelikult sama palju. Et see ei ole üldse siuke haruldane, et see niimoodi on, et ongi seal su enda oskused taga, on ju, et ja mis su konto on, ju, et võib-olla kui sa oledki 1 miljoni jälgijaga, aga sa postitad mingit OnlyFansi sisu, siis sul nagu sotsiaalmeedia niisuguseid koostöid ei ole, on ju, versus siis see, kellel on võib-olla 10 000, aga ta sisu on väga kvaliteetne, ta on usaldusväärne inimene ja kirjutab hästi ja kõik see, on ju, et... No kui mul on huulepulk ja ma tahan, et sa sellega ühe Instagrami pildi teeksid, siis kui palju sa küsid mu käest raha?
huulepulk, no oota, mõtlen, kas ma nüüd Ütle vahemik, sa ei pea täpselt arvu ütlema. No hästi palju on seal niikuinii alati asju, mis mängivad rolli, on ju, kas või see, et kui ettevõte tuleb mu juurde ja ütleb, et okei, reklaamist huulepulka, aga me tahame, et see postitus saaks valmis juba 2 päeva pärast, siis siin on juba see ajaline... Siis küsid rohkem. Ja, just. Ja mingisugused muud näitavad ka, et mis ta siis täpsemalt tahab, aga ma ütlen tavaliselt mul siuke ühe kampaania hind jääb võib-olla sinna 1000 kanti. No selles mõttes see kõlab mulle sellisena, et ütleme, kuus on 30 päeva, 30 postitust, iga postitus 1000 euri, 30 tonni. No vot, see oleks see ideaalne maailm või tegelikult see ei ole tehtav niimoodi, on ju, sest jällegi selle ühe postituse taga on ju nii palju eelnevaid etappe, on ju, et see postitus üles saaks alates sellest, et leida see ettevõte, kes siis seda reklaami üldse tahab, et seal on sama palju, kui on seda, et ettevõtted ise mulle kirjutavad, on ka ju seda, et ma ise neile kirjutan ja pakun. Ja sealt siis kampaaniate ja fookuste väljamõtlemine, diilide kokkupanek on ju kõik see eelnev jutt, et mis me üldse teeme ja mis meie eesmärgid nende postituste ja kõigega on, et selles mõttes nagu äri on ju. Siis edasi hakkab see sisuloome pool, et päriselt siis need pildid, videod teha, tekstid teha, siis jällegi ettevõttega üle vaadata, kas kõik sobib, on okei. Siis see ülespanek, ja siis veel lõpuks tagasiside ja ülevaatamine, et kuidas siis läks, mis tulemused tulid ja nii edasi, et 30 päevaga ja 30 postitust see ei ole võimalik teha ja teistpidi ei ole ka mõtet teha, sest kui sul kontol on järjest 30 sponsoreeritud postitust, siis see ei ole jälle jälgijatele kuidagi siuke usaldusväärne ega meeldiv asi, miks seda kontot jälgida, on ju, et Aga kui palju sa ära ütled? Mul on nüüd näiteks selle podcastiga hakanud tulema mingisuguseid pakkumisi, et me tahame seda toetada nii ja naa, on ju. Ja ma olen kõik siiamaani nagu ära saatnud, et mul on mingi põhimõte sellega, on ju. Aga kui palju sul tuleb nagu selliseid pakkumisi, kus võib-olla pakkumine on hea, mingi rahaliselt ja nii edasi, aga sa lihtsalt tunned, et tegelikult nagu väga ei tahaks promoda seda või? Ikka on, jaa. Mis tooteid sa ei taha promoda näiteks? Ma olen ära öelnud näiteks igasugustele, mis nende asjade nimi nüüd on, et kus seksmängu asju müüakse, niisugused kaubamajad või poed on ju. Ja see ei ole nagu eriti minu teema ja küll aga ma peaks ütlema, et viimasel ajal see maastik on selles mõttes üsna nagu teadlikuks läinud, et ka brändide turundajad, väga harva viimasel ajal võetakse ühendust, kui ei ole juba nagu seda sobivust minu konto ja minu brändingu ja siis selle ettevõtte vahel, et selles mõttes ei ole olukord üldse halb. No lõpetuseks ma küsin su käest sellise küsimuse, et mida sa soovitad inimesele, kes tahab olla nagu sina? Kas sa, et kui me jätame koolitused ja asjad välja, et kui sa nagu mõtled eluliselt, kas sa näed nagu ennast olemas sisulooja terve elu või mida sa soovitaks inimesele, kes tahab sotsiaalmeediast teha enda elu? Kas ta peaks keskenduma täielikult sellele, kas ta peaks midagi kõrvalt õppima? Sa tegeled ka mingi erinevate asjadega, on ju. Et mis su soovitus on inimesele, kes tahab nagu läbi lüüa selles maailmas? Esiteks kindlasti kasvatada natuke paksu nahka, on ju. Kriitika talus. ja just. Eestis on see eriti vajalik. Kusjuures üks huvitav näide lihtsalt siia vahele, et kui ma nüüd Ameerikas olin ja sealt ka postitasin sisu, siis ikkagi mingi suurem osa on mul Eesti jälgijaid ka, on ju, ja nad ka nägid neid, siis ma postisin ühe küünte video, kus ma läksin siis Ameerikas küüntesse, seal see iluteenuste kvaliteet on nagu on ja ma ka ei jäänud sellega rahule, mis seal siis tuli, siis
kommentaarid, see oli nagu see hetk, kus ma nii selgelt nägin, et mis on nagu Ameerika kommentaatorid versus Eesti kommentaatorid, et Ameerikas inimesed ütlesid, et oi, nii kahju, et sul niimoodi läks, on ju, ma ise käin siin salongis, tule proovi hoopis seda kohta ja nii edasi, et noh, hästi siuke kaastundlik ja tunti muret, versus siis Eesti kommentaarid olid, et haha, paras. Nagu nii siuke selge, noh, vahe on ju, et haha, paras ja mis sa loll ei oska researchi teha ja noh, siukene on ju, et hästi-hästi huvitav vahe niimoodi päris elus kohe. No siis on tõesti ikkagi paks nahk on kõige algus. Jah, aga hästi suur tahe jällegi, et jõuame tagasi selle distsipliini juurde, on ju, et ise pead hästi tahtma seda teha. Ja noh, eks kindlasti need benefitid, ma usun, mängivad seda üle ka, et kõik need koostööd, mis sa saad teha ja kas või tasuta tooted või reisid, mis iganes on ju, et see kindlasti on väga worth it. No see on kuidagi levinud mingi võib-olla arusaam inimestel, kes ise selles maailmas ei ole, et või no see on võib-olla nagu eestlaslik parastamine jälle, et kui on mingi sotsiaalmeedia nii-öelda influencer, siis on siuke mõte, et noh, mis ta ikka sellest saab, et ta saab nagu mingisugust tasuta tooteid, on ju, et nagu põhimõtteliselt mõttetu asi, et mis sa teed selle 100 huulepulgaga, on ju, et raha üldse ei maksta, aga noh, ilmselt siis on nagu, oleneb ikkagi sellest, et kui suur sa justkui oled, on ju. Et ma arvan, et jah, kui sa oled nagu mingi 1000 jälgijaga, siis sa võib-olla saadki ainult tooteid, aga kui nagu jätkad, oled 10 000 jälgijaga, siis makstakse juba rahaga, on ju. Jaa, just täpselt, et see algul ka, mis me rääkisime, see 1-2 aastat, on ju, et see, noh, kui sa juba saad pakkumisi, isegi kui sa saad ainult toodetest, siis tegelikult see võiks sulle kui sisuloojal olla siiski suur kompliment, on ju, et sind kui sisuloojat märgatakse, nähakse, et see, mida sa teed, on hea, et noh, sealt saabki edasi ju järgmine step või järgmine samm ongi see, et siis saada sellest raha. Aga no üks hästi suur ilmselt siuke, ma ei tea, mingi samm ongi see, et kui sa hakkad ise pakkumisi saama, sest ma kujutan ette, et sa alguses ikkagi nagu saadad ise välja aina tohutult ja saad hästi palju eisid ka, on ju. Või noh, keegi ei vastagi üldse, on ju, ilmselt. Jah, see on ka tavaline, et öeldakse ei ja noh, jällegi võib-olla kui me räägime nagu persoonibrändi loomisest, siis selle puhul selle paksu naha jätkuks jällegi see, et sotsiaalmeedia on nagu äri, on ju, et võib-olla kui me seda oma peas niimoodi mõtestame, siis see aitab meid ennast natukene nagu eemaldada sellest on ju, et sotsiaalmeedia ei ole ainult, see ei ole nagu meie osa, on ju, et see on meie äri, on ju, et siis ka see... No põhimõtteliselt, et sinu ettevõttele öeldi ei, mitte sulle. Jaa, just on ju, et siis see natukene pehmendab seda võib-olla peas, et sa ei tunne seda niimoodi isiklikult, et noh, mulle öeldi ei, et mina nüüd olen halb inimene, on ju, ei, seal võis olla nii palju faktoreid, miks ei öeldi, on ju, kas lihtsalt võis vale aeg olla, võib-olla kontakteerusid vale inimesega, on ju, et noh, palju põhjuseid, mis seal võib olla, et ei tasu isiklikult võtta. No selge, Anita, igatahes aitäh, et tulid ja rääkisid. Aitäh! Eesti Esu.